Nüüd aga palun siia keeleteadlase Tiina Laansalu, kes tutvustab meile tänast Wiedemanni keeleauhinna laureaati Jüri Viikbergi. Lugupeetud laureaat, teised laureaadid, head kuulajad. Mul on täna suur rõõm ja au tutvustada ja sisse juhatada minu hea kolleeg ja õpetaja Jüri Viikberg. Filoloogiadoktor Jüri Viikberg on teenekas eesti keele uurija, korraldaja, õpetaja ja propageerija, kes on oma tööd teinud alati suure südamega. Jüri Viikberg on põhjalikult uurinud Eesti murdeid ja diasporaad. Teda on köitnud eestlased ja eesti keel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit ning muudegi rahvusvähemuste keel, kultuur ja ajalugu. Nii on Jüri osalenud mitmetel ekspeditsioonidel, näiteks Vadjamaale, Siberisse ja Krimmi. Tema 1990. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö andis pealkirja Eesti keelesaared Siberis ja selle oluliseks alusmaterjaliks oligi Siberi uurimisreisidelt kogutu. Jüri bibliograafiasse kuuluvad veel mitmed rahvusvähemusi ja Eesti diasporaad puudutavad ülevaateteosed ja kogumikud. Näiteks on Jüri Viikberg üks Vene impeeriumi rahvaste punase raamatu autoritest. Koos Lembitvabaga on koostatud teatmik Ohustatud Uurali rahvad ning koos Kristiina Prakliga kogumik Eestlased ja eesti keel välismaal. Jüri kokku pandud on ka ülevaateteos Eesti rahvaste raamat, rahvusvähemused, rühmad ja killud. Murdeuurijana on Jüri Viikbergi värskeim ja kaalukaim publikatsioon Eesti murrete grammatika, mis ilmus eelmisel aastal. See raamat kuulub Eesti keele varamu tervikkäsitluste sarja. Palju aastaid koostas ja toimetas Jüri Viikberg üht Eesti murdekeele toekamatest teostest Eesti murrete sõnaraamatut. Jüri on toimetanud ka piirkondlikke murdesõnastikke ja koordineerib kindlakäeliselt teiste sama sarja sõnastike tööd. Keelekontaktide uurimisel on Jüri Viikbergi eriti huvitanud saksa laensõnad ja ta on koostanud sõnastiku alamsaksa laensõnad eesti keeles ning töötab praegu ülemsaksa laensõnade kallal, mis samuti peagi sõnaraamatuks vormuvad. Jüri Viikberg on erudeeritud ja mitmekülgne keeletundja, kelle amplaasse kuuluvad keel ja ühiskond, kultuurilugu ja ajalugu. Tänu sellele on ta olnud hinnaline ekspert, toimetaja, retsensent, juhendaja ja oponent. Samuti on teda palutud osalema paljude töörühmade ja komisjonide töös. Näiteks on ta olnud või on praegugi Eesti Keelenõukogu liige, Emakeele Seltsi esimees, abiesimees ja juhatuse liige, Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige, Võru Instituudi teadusnõukogu liige ja nii edasi ja nii edasi. Viljaka publitseerijana on Jüri Viikbergilt ilmunud enam kui 100 publikatsiooni ja sealhulgas ka teadust populariseerivaid kirjutisi. Siinkohal tulebki eraldi esile tõsta Jüri tööd keelevaldkonna populariseerijana ning eestkõnelejana. Jüri on ikka rõhutanud murde olulisust ühiskonna ja kirjakeele jaoks. Tema sõnum on hoidke oma murret ja kasutage seda. Ka siis, kui tegu on keskeestlastega või põhjaeestlastega, juhtides tähelepanu sellele, et mõnigi koolis keeleveaks märgitud sõnakasutus võib olla keelekasutuses püsiv murdejoon, mida ei tuleks häbeneda või keelest ära kustutada.
Tõsise töö juures ei ole Jüri unustanud naeru ja nalja tähtsust. Nõnda on ta välja andnud mitu anekdoodikogumikku, mis on kokku pandud tema enda poolt rahvasuust kogutud naljanditest. Jüri esinemisi saadab alati nauditav esinemisstiil ja muhe keelekasutus, mida siingi oleme juba kuulnud ja peatselt veelgi kuuleme. Tänuväärne on olnud ka Jüri Viikbergi töö keeleteaduse järelkasvu eest muretsemisel. Jüri juhendamisel on kaitstud mitmed magistri- ja doktoritööd. Ta on olnud hinnatud õppejõud ja edukalt innustanud üliõpilasi tegelema eesti keelega ja murdekeelega. Üks neist innustunutest seisab praegu ka teie ees. Eesti Keelenõukogu liikmena, keele arengukavade ühe koostaja ja seirajana on ta kavandanud riigi keelepoliitikat ja tema tegevuse fookuses on olnud seejuures ikka Eesti murded. Jüri on hoidnud silma peal ka keelte ja rahvustega seotud andmete järjepideval kogumisel, eeskätt rahvaloenduste kaudu. Muidu muheda Jüri on võtnud tõsiseks, kui keelte ja nende kõnelejatega midagi paigast ära on. Oluliste asjade eest seisab ta kui raudnael. Toon näiteks Jüri kindlameelsuse käesoleva aasta rahvaloendusel keeleküsimuste eest seismisel. Nimelt on juba mitu aastat läinud vaja meelekindlust ja survestamist, et rahvaloendusel ei loobutaks kogumast usaldatavaid ja järjepidevust tagavaid andmeid emakeele ja keelteoskuse kohta. Seda pidasid väga oluliseks ka rahvastikuuurijad. Jüri eestvedamisel koostati asutuste ja seltside kirjad ja pöördumised ning ta on keeleteadlaste eeskõnelejaks olnud ka meedias. Ettevõtmist pälvis edu, mis tähendab, et keeleteadlaste ja rahvastikuuurijate soove võetakse keeleandmete kogumisel arvesse. Nii võib Jüri Viikbergi kokkuvõtteks iseloomustada kui väärikat keeleteadlast, irglikku keelemeest, hinnatud õpetajat ja mõnusat, muhedat teekaaslast, kes ka keerulistel juhtudel asub targalt, rahulikult ja huumoriga lahendust otsima. Aitäh! Nüüd saime just aimu, mis mees see Jüri Viikberg siis on. Nüüd oleks ka õige aeg härra laureaat siia kutsuda, kes teeb meile täna ettekande teemal sõnalaenud ajasõelas. Härra Jüri Viikberg. Lugupeetud Wiedemanni sõbrad, kõik eelmised laureaadid, tähtsate ametite kandjad, head kolleegid ja head kuulajad. Meie keele puhul me peame seda iseenesest mõistetavaks, jumal tänatud, et eesti keel kui riigikeel on igati välja arendatud kultuurkeel, mis vastab kõikidele meie vajadustele ja nõudmistele. Ja oluline on loomulikult ka see, et see keel oleks
igast kandist nii uuritud kui kirjeldatud. Aga et teda õpitakse ja õpetatakse, et temast hoolitakse, teda hooldatakse, see on meile juba päevselge. Ja seda uurimist ja kirjeldamist on tegelikult tehtud juba pikka aega ning eriti pühendunult, võiks öelda, viimase 100 aasta jooksul meie pädevate ja välja õppinud keeleteadlaste poolt, sest keele kirjeldamise ja uurimise jaoks on obligatoorne tuua esile kõik valdkonnad ning silmapaistvalt hästi on uuritud nii eesti keele grammatikat kui ka ajalugu, kõige värskemateks näideteks kas või eesti keele varamu viimased köited. Ning loomulikult kuuluvad sinna lisaks grammatikakäsitlustele, mis annavad meile arusaama keele muutustest ja keeleteadusliku mõtte arengust, sinna obligatoorsete ülevaadete hulka kuuluvad ka sõnavara käsitlused, kaasa arvatud ülevaated ja leksikonid meie sõnavara päritolu kohta. Kui me peame silmas oma keelt tervikuna, selle varasemat ja hilisemaid aegu, siis me kujundlikult võime ju seda sõnavara võrrelda otse kui kihilise sibulaga, millel on palju kihte, mille tuumaks on oma sõnavara ja mille ümber on koondunud laenusõnavara kihid. Me võime võrrelda seda paepanga või pankrannikuga, millel on erinevaid kihistusi, varasemad all ja hilisemad peal, aga siit saame ühtlasi aimu ka sellest, et ega pealispinna jälgimine üksi meile päris kindlaid teadmisi ei anna. Sellest ei piisa, me peame minema sügavamale ja vaatama, mis kihid siis meile sealt avanevad. Kui see päris tuumala kõrvale jätta, siis juba siin on nüüd teil pilt umbes viimasest 4000 aastast, kõige vanemad Indoeuroopa laensõnad, sealt edasi Balti, Germaani ja Vanavene, siis juba natuke hilisemad Lätist kuni tänapäevaste inglise laenudeni välja. Ettekujutuse sellest kihilisest laensõnade massiivist annavad etümoloogilised sõnaraamatud, kuid õnneks on meil ka üksik lähenemisi ja erikäsitlusi. Nii et kui siin nüüd vaadata seda ilusat tulpa nende keelenimetustega, siis me võime natukene lisada sinna andmeid, kuidas on nende laenude tundmisega meil lood, ja natuke paksemas kirjas on nüüd need keeled, mille kohta meil on juba ka ülevaateid ja terviklikumaid käsitlusi, alates siis läti keelest, mille kohta Lembit Vaba on koostanud 2 monograafiat, inglise keele ülevaade laensõnadest eesti keeles on üks hilisemaid, Aino Jõelt 2014. Vene laenusid on kirjeldanud Mari Must ja Rohir Blokland, üks murrete, teine kirjakeele seisukohast. Ja siis on ka natukene näha ka seda, kuidas soome keele kohta meil ei ole veel päris monograafiat. Saksa keele ja rootsi keele puhul võib öelda, et siin on tegeldud nende laenudega juba väga pikka aega. Nagu näha, siis ka Paul Ariste on siin olnud mitme keele uurimise puhul tegev. Ning loodetavasti need tööd jätkuvad ning edaspidi saame
kõikide nende keelte, nende laensõnade kohta ka ammendavad ja korralikud ülevaated. Ning kuna ma ise olen nüüd mõnda aega tegelenud pisut saksa laenudega, siis ma tahaksin teiega täna jagada paari oma tähelepanekut, mis mul selle tegevuse juures on tekkinud. Ning esimene tähelepanek oleks võib-olla selline, mis on võib-olla ootuspärane ja mis pole üldse originaalne, on see, et kui meil need keeled on siin nüüd ilusasti üksteise all üles loetud ja laenud kõik mainitud, siis ega need laensõnade kihid nii ilusasti filigraanselt üksteise all ei paikne, vaid tihtipeale tuleb meil just nimelt võrrelda ja vaadata, kas see sõna pärineb ikkagi alamsaksast või on ta Rootsist, kas ta on alamsaksast või on ta ülemsaksast ja millised kombinatsioonid seal omavahel võivad tekkida. Laialivalgumise vähendamiseks olen ma täna keskendunud 19. sajandi keelemehe tegevusele, et nende abil heita pilk natukene nendele keele arengutele, mis on endaga kaasa toonud laenamise saksa keelest. August Wilhelm Hupel, Saksimaalt pärit valgustaja, seisab otse kui kahe maailma piiril 18. ja 19. sajandi vahetusel, aga see oli aeg, kui avardus ka maarahva vaateväli ning eestikeelse kirjavara tasapisine rohkenemine tõi sõnavarra väga olulist lisa. Ning August Wilhelm Hupel oli selline keelemees, grammatik ja literaat, kellel on palju teeneid Eesti kultuuri ajaloos ning loomulikult ka eesti keele ajaloos, ning tema hoolitses nii talurahva teadmiste kui ka eesti kirjakeele edendamise eest. Kõrgelt on hinnatud tema grammatikat Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti keele kohta, aga väga väärtuslik on ka selle sõnastiku osa. Grammatikat on ilmunud 2 väljaandes, 1780 esimene, 1818 teine trükk ja teise trüki sõnastiku osa on juba tublisti täiendatud, nii et pisikene võrdlus, kui eelmise sõnaraamatu või siis Anton Toor-Helle sõnastiku osa sisaldas 7000 märksõna, siis Hupelil oli see juba ligi 20 000, et see oli ligi 3-kordne juba seda oli 3 korda rohkem. Ning siin on mõned üksikud markantsed näited toodud ka selle kohta, kuidas Hupel on oma sõnastikku neid laensõna võtnud. Ja siin on näha, et ristiga on tähistatud see juhtum, kui laenatud on saksa keelest, R tähendab reevalit ehk Tallinna keelt ja D torpatit ehk Tartu keelt. Ja me näeme ka seda, et tema kirjatöödes on mõningaid laensõnu esile tulnud juba varem, näiteks klistiir on juba pärit aastast 1766, kui ta rahvale jagas tervishoiu näpunäiteid, milliseid rohtusid võtta, kuidas tervislikult süüa, kuidas taudidest hoiduda. Ja see, mille kohta meie ütleme veel klistiiri tegema, Hupelil oli selle kohta omaette tegusõna klistiirima ja see on tema sõnaraamatus siis pärit aastast 1818. See on väga huvitav sõnaraamat, soovitan kõigil kasutada, sest tal on üks väga huvitav omapära, et kui uurida ja katsuda otsida neid laensõnu tema Eesti poolelt, Eesti-Saksa poolelt, siis me neid tihtipeale ei leia.
Ja siis ei jää meil muud üle, kui võtta see saksa pool, saksa-eesti sõnastiku pool ette ja siis hakkavad meil silmad natukene rohkem avanema. Et kui on seal üks selline saksa sõna aadel, mis on tuttav meile kõigile ka tänapäeval ja kirjakeeles kasutusel, siis tol ajal Huupel seda veel talurahvale ei soovita, vaid ta selgitab, et mis sõna see aadel on, et Tallinnamaa inimesed ütlevad suurt sugu ja tartlased ütlevad moisniko sugu. Et need olid nüüd need aadlikud olid need, kes ei olnud talurahvas, vaid nad olid ikka suuremat sugu inimesed. Ja isegi näiteks selline sõna nagu mantel, et ta annab selle sõna küll oma sõnaraamatus, ta lisab selle sinna, aga pedagoogina ta igal juhul ikkagi seletab, et mis asi see mantel on. Nii et Tallinnamaal tähendab see siis päälmist katet ja Tartumaal on ta päälmine särk. Et kui te endal mantli selga panete, siis te võite meelde tuletada, et mantel ei tulnud kohe, vaid selle sõna jõudmiseks eesti keelte on läinud ikkagi natuke aega ka. Kui on selline sõna nagu katarr, mida ta oma sõnastikku ei võtnud, aga ta seletab, mis asi see on. Ja ta ütleb, et siin on üheskoos nii schnupfen kui ka verkeltung. Ja kui te vaatate siis selle schnupfeni alt, te leiate, et Tallinnamaa rahvas ütles selle kohta sulg, Tartumaa rahvas ütles nohu. Ja verkeltung tähendas siis tuuleravandust, ehk siis tuul tõmbas läbi ja sealt siis tulid ka need nohud ja kõik muud. Järgmine väga oluline ja teenekas mees meie minevikust on Otto Wilhelm Masing ja Äksi pastor, kes oli nii usumees, kirjamees kui ka keelemees, valdas 7 keelt ja on oma kirjatöödes tõlkimise ja muude kirjutamiste kõrval toonud eesti keelde väga palju uusi sõnu. Tänu laureaat Kalve-Liivi Kingisepale on meil olemas suurepärane ülevaade Masingu sõnavarast ja sealt on meil väga hõlpus välja noppida just need keelendid, mis on pärit saksa keelest. Ja siin tema ajalehetöös on võimalik siis isegi aastate järgi vaadata, millal mingi sõna on siia tulnud. Ja nagu näha, ei ole ta laenanud mitte ainult saksa keelest, siin on ka vene päritolu sõnu, nagu puusta, karman, purla, kugurits, voilok. Ja kui te vaatate, et aga õssis neid ju ei ole, kirjakeeles neid ei tarvitse tänapäeval enam olla, aga murdekeeles tulevad nad ikkagi esile, kas siis ühel või teisel kujul, kas või näiteks voilakas on siis selline materjal. Puusta on tühi, karm on tasku ja purlak, mis vene keeles võib tähendada ka sellist lodjavedajat, on Eesti murretes tuntud kui üleannetu poisiõmpsikas, et sa purlakas. Aga nende laenamiste kõrval loomulikult oleks nüüd ülekohtune mööda minna sellest, et Masing oli esimene teadaolev, kes meie oskussõnavara ka ise moodustas ning siin on nüüd mõned näited selle kohta, mis on juba alates 1816. aastast tema kirjatöödes esinenud. Astronoomi kohta ütles tema taevatundja, poleemika tekkis siis, kui keegi sulge liigutas, kui keegi ei olnud päris asjatundja, vaid oli pooliktundja, siis tema arvamustega ei pidanud väga arvestama, aga sellised väga selged iseloomustused, kuidas ta neid tol ajal tundmatuid sõnu iseloomustas, kas või tihti tuuakse just nimelt skeletti esile, et tal on siis kas kuivik või kontmees. Nii et kui kuivik on selline kuiv ja krõbiseb, et siis see tol ajal kõlbas kindlasti ka nende kontide kohta.
Ja nüüd meie kõikide üks suur sõber, Ferdinand Johann Wiedemann, temast oleks rääkida kohe päris pikalt. Aga me teame, et seda on tehtud juba varem ja korduvalt ning meil on täiesti kindel teadmine, kui tähtis on olnud tema grammatika, kui tähtis on olnud tema suur sõnaraamat murdeainese kogumisel. Ja me teame ka seda, et see suur sõnaraamat, Eesti-Saksa sõnaraamat 1869, et ta ju on otse kui kokkuvõte kogu 19. sajandi esimese poole sõnavarast. Ja see, mida minul nüüd täna siin natukene rõhutada või tähtsustada oleks vaja, on just nimelt see, et kui suur on olnud Wiedemanni panus Eesti sõnavara rohkendamisel ning tema üks põhiallikaid oli saksa keel. Siin on üks väikene ja Wiedemanni sõnaraamat ületab juba märkimisväärselt ka Huupeli sõnaraamatu, seal on üle 50 000 sõna, eriti kui arvestame ka tema teist trükki. Aga et selleks, et nüüd natukene aimu saada nendest sõnadest, mis Wiedemanni ajal uued olid ja mille introdutseerimisel ta ka ise tegev oli ja kaasa aitas, need on tal tähistatud tärniga. Ja nagu te näete, siin on nüüd üks väike valik neid sõnu, mis on meie keeles tänapäeval väga tavalised ja harilikud, aga tol ajal nüüd tänu Wiedemannile hakati neid alles eesti keelte võtma, siin juurutama ja nad läksid läbi. Nii et kaaravanist on saanud karavan, kanaarilind, kandidaat, kantsler, kapsel, kardinal. Need on kõik meile tuntud sõnad, kompost, kompress, konjak, kontinent, kornet, kreeps, kristall, krookus ja nii edasi ja nii edasi. Siin on väike valik nendest K-algulistest. Ja et Wiedemanni tegevus oli täiesti sihipärane ja teadlik. Sellest me saame ka väga selgelt aru, sest mis on eesti keelele olnud omane ja iseloomulik, seda teadis ta suurepäraselt. Pearõhk peab olema sõna algul, BDG-sid tuleb sõna algul vältida ja korvata need PTK-ga ja nii edasi. Ning siin on nüüd pisikene näide selle kohta, kuidas Wiedemann üritas võõra kujuga sõnu eestipärasemaks muuta selleks, et neid kasutusele võtta, et nad läbi läheksid. Nii et baritonist sai siis baariton, litaur ja timpan on mõlemad natuke võõra kõlaga, aga pauk pauga sobiks võib-olla paremini. Ja siis bilansi asemel piilanks, pelikani asemel peelikaan, spiooni asemel pioon ja nii edasi. Nii et nagu näha, need tema väga teadlikud üritused siiski päris vilja ei kandnud ja meie kasutame ikkagi selliseid sõnu nagu spioon või fagott või bilanss ja ka see, mis vene keeles on spitski ja Wiedemanni pruugis pitske või zündholzchen, selle kohta me ütleme ikkagi tikud või tuletikud. Aga nii nagu igasuguste lainete vahel on ka rahulikumaid perioode, kui pöördutakse keele enese ressursside poole, siis üks silmapaistvaid näide selle kohta on Karl August Hermann, kes oli muusikamees, keelemees, ajalehemees ning tema oli ka tollal esinenud puhtakeelsuse või purismi üks silmapaistvaid esinejaid Eestis ja neid sellist nähtust esines tollal
paljudes riikides ja meile lähematest keeltest on see väga hästi tuntud nähtus ka nii Soomes kui ka eriti Ungaris. Aga et siin on nüüd mõningaid näiteid selle kohta, kõigepealt, mis räägivad Hermanni väga suurtest teenetest meie keele rikastamisel, sest teatavasti oli ta esimese eesti keele grammatika autor ning juba seetõttu oli tal tõeline vajadus eesti sõnu kas siis luua või kuidagi kombineerida, aga et see tema panus eesti sõnade loomisel on väga, väga suur. Kui keegi tahaks siis Karl August Hermanni saavutust üle trumbata, siis selleks on väga lihtne moodus. Kõige parem oleks, kui te asutaksite oma ajalehe ja siis hakkaksite seal kirjutama kõigest, mis on ühiskonnale tähtis, millest ühiskond hoolib ja milles te saaksite, kui mitte suunamudijaks, siis igal juhul väga arvestatavaks tegelaseks. Sest nagu te näete, neid sõnu, mida Hermann esile pakkus, oli vähemalt 1200. Ja neid sõnu, mida meie nüüd ka kasutame, mis on läbi läinud, mis on keelde vastu võetud, neid on umbes 140, mitte rohkem. Ja kui hakkate rehkendama, et see on 12%, siis see on hiilgav tulemus. Sest kui ikkagi otsest vajadust ei ole, siis sõna käibele ei tule, nuta või naera. Tuleb pakkuda siis parem sõna või kasutusele võtta midagi muud. Aga et olgu nüüd siis siin väikene näide, et kui tähtis mees see Hermann ka keele poolest oli, peale selle, et ta juhatas meie laulupidusid ja on vähemalt, kas see oli 1000, laulu on tema sulest ka loodud. Ja see puhtakeelsus on ühtlasi näide ka selle kohta, kuidas Hermann eelistas just nimelt omi sõnu ja kui juba ka laensõnad olid kasutusele tulnud, siis ta katsus neid ikkagi kuidagi välja puksida. Ja tema propageeris ja pooldas, et ikkagi oleks parem öelda erk ja mitte närv ja pala, mitte tükk, supi asemel leem, vorsti asemel mauk, prae asemel küpsis. Ja nii edasi, nii et need on nüüd just nimelt need tema ettepanekud ja mida selle kohta öelda. Öelda võiks lihtsalt seda, et meil on olnud õnne, et kõik need sõnad on meil keeles alles. Et Hermannil ei õnnestunud neid praade ja vorste päris kõrvale tõrjuda, me võime kasutada neid vastavalt vajadusele. Ja et kui te lähete einestama, siis kas te võtate liua ja sellele küpsise või võtate taldriku ja panete sinna prae. Aga Hermanni puhul ja nüüd järgmine ja viimane 19. sajandi tähelepanuväärne esindaja oleks Ado Grenstein, et me võime küll isegi muiata mõnikord salamahti varrukasse, kui me vaatame neid Karl August Hermanni ettepanekuid, aga müts maha, see on väga suur teene, see on väga suur panus meie kirjakeelde ja kui me ühtlasi tuletame meelde seda, mille najal see meie tolleaegne keelearendus ja keelehoole püsti seisis. Tõsi, oli olemas Eesti Kirjameeste Selts, aga selle panus oli ikkagi vastavalt sellele, kuidas tegutsesid need üksikud keelefännid ja multitalendid, nii nagu Karl August Hermann. Ja see oli ju ammu enne neid aegu, kui loodi Emakeele Selts või Eesti Keele Instituut. See oli ammu enne seda, kui olid keeletoimkonnad ja meie sõnause aktsioonid.
Ning viimasena nüüd olekski siin väike näide Ado Grensteini mitmetahulisest loomingust ning siin leiab näiteid ka laensõnade tutvustamise ning tähenduste selgitamise kohta. Et sama hästi kui Huupeli sõnastikku võiksin ma teile lektüüriks soovitada Eesti sõnaraamatut aastast 1884, 1600 uut ja võõrast sõna. See on tore näide sõnavara kohta, mis meil 19. sajandi lõpuks oli kasutusel ja see oli just see aeg enne 20. sajandit, kui algasid juba väga suured mullistused, väga suured uuendused. Et kas või see esimene sõna arseenik, kui ilusasti on see inimesele ära seletatud, mida sellega saab teha ja mida sellega ei maksaks teha. Ladustik, viimane, esineb ka Wiedemanni sõnaraamatus, aga seda sõna tänapäeval enam ei kohta, see mosaiik on meil juba ikkagi niivõrd juba kodunenud ja tarvitusel. Kui rääkida laensõnadest, kui nende peale mõelda, siis jah, neid võrrelda võib küll nii sibula kui paekiviga, iseasi, kas meil nii suurte ja vanade sibulatega midagi peale on hakata, aga kui me oma keeleelu ja üldse oma elu võiksime võrrelda kas või jõevooluga, siis laensõnad, neid võiks võrrelda just nagu liivaga. Et see jõevool kannab liiva pidevalt. Üks osa sellest ladestub, langeb, settib jõe põhja ja jääb paigale, aga suurem osa ikkagi vool viib minema, kannab minema, kas siis merre või kuskile mujale, igal juhul see kaob silmist ja meelest. Ja nüüd need näited, mis siin keelde pole jäänud, et neid oleks võinud tuua siia lihtsalt lehekülgede kaupa teile silme ette, kui palju on niisugust sõnavara, mida on keelemeeste soovil ja tahtel esitatud, millised sõnad meil võiksid olla, aga mis on läinud, millest me pole kuulnudki, et selliseid sõnu on meile ette pandud. Need kalvahterid ja kanoneerimine tähendab muidugi suurtükist laskma, sest kanoone on suurtükk. Need kaapiliväed ja gratuleerimised, et kõik on tore, et niisuguseid ettepanekuid on meil tehtud, aga enamasti on nad jäänud juhulaenudeks, mis kasutusele ei jää. Ning veel üks moment, et tihtipeale, kui sõnu keeles tarvitama hakatakse, siis sageli ei pea olema mitte kirjakeel see, mis nad kinnistab ja mis nad tulevikku edasi viib, vaid kui vaadata meie rikkalikke murdeandmeid, siis me leiame näiteid ka sealt, kuidas näiteks huupeliaegsed sõnad nagu aaberuut ja aarnaadel ei ole meie kirjakeelte jäänud ega siia jõudnud, aga neid on registreeritud murretest. Ja siis on veel selliseid laene, mida ei ole üheski leksikonis üldse registreeritud ja nad on tuntuks saanud ainult seetõttu, et neid on ühes või teises murrakus kirja pandud ja et nad on registreeritud. Et kas nüüd veinaspuu peaks hakkama ka natuke levima ja kas seda tasuks kasutusele võtta, see juba sõltub teist, kas see teile meeldib või mitte. Aga et kui suur osa laensõnu kaob unustusse nagu liiv, mille vool kaasa viib, siis need laenud, mis sobivad ja mis kasutusvajadusele paremini sobivad, need hakkavad kodunema. Osa mugandatakse sedavõrd omaseks, et nad sarnanevadki oma sõnadega
ja võtame näiteks kas või tehas ja sink või seep või tuvi, siis pealtnäha me ei oska kahtlustadagi, et tegemist oleks laensõnadega. Nad on niivõrd meie omad. Aga kõik sõnad ega ei kodunegi. Ja me märkame seda, et nendel väga paljudel laensõnadel, mis eesti keelde on vastu võetud ja siia jõudnud, et nendel on mingisugune pisukene mõju peale rikastamise ikkagi ka selles mõttes, et meie keel, meie sõnad on hakanud vähehaaval oma väljanägemist muutma. Ja traditsioonilised käsulauad eesti keele omapära kohta ei paista olevat enam ei tingimatud ega absoluutsed. Et nagu me näeme, siis konsonantühendid sõna algul on meie keeles muutunud juba üsna tavaliseks. Kleidid, kraasid, klaasid, prossid, preesid ja nii edasi. Ja me võime näha ka juhtumeid, kus pearõhk on jäänud järgsilbile. Sõna kaneel esineb eesti keeles juba alates 1686. aastast. Kui nii pika aja jooksul see keel ei ole, see sõna või muskaat 1660, et kui selle aja peale see sõna ei ole oma kuju muutunud, siis me aktsepteerime teda nii, nagu ta on. Pearõhk võib ka nihkuda, et kas kantselei või kantselei, kas karussell või karussell, et siin on juba lähenemisi toimunud. O-häälikut, mida ei peeta heaks tooniks eesti keele suhtes, siis murretes on järgsilbi O tavaline, eriti Lõuna-Eestis, aga ka paljude sõnade puhul nagu autor esineb O juba igati just nagu omal kohal. Nii et sellistel nüüd, mis on tingimata jäänud võõrsõnade määratlemisel püsima, on loomulikult võõrhäälikud. F ja ša ja ž on need, mida peetakse võõrsõnadele tunnuslikuks ja iseloomulikuks ning loomulikult sõnaalgulised PDG. Aga teistel juhtudel on tegu pigem laensõnadega, mitte võõrsõnadega. Ja laensõnadega on veel see tore lugu, et me oleme nüüd küll justkui laenanud, aga me ei ole neid laenuks võtnud. Tagasi andma me neid ei pea. Järelikult muudkui kasutage. Aitäh! Kas on küsimusi ka härra laureaadile? Kui on, siis andke märku, toon teie juurde mikrofoni, et ka väljaspool seda saali olijad meid kuuleksid. Küsimusi ei ole.